Vilde teel asuva kortermaja ühistu esinaine Anne on sel aastal majakatusel esimest korda. Igal aastal enne kajakate pesitsemishooaega käib ta pesasid kontrollimas. See on eelmise aasta mingi pesa jäänud ja selle võtame kohe kokku. Nii et see ei ole nüüd selline värske loodav pesa? See ei ole värske. Aga kus sa aru saad? Mille järgi? No siis nad toovad seda värskelt sammalt siia tutikesi, aga see on praegu niimoodi laiali tuule ajanud. Maja korstende ümber on pandud ka võrgud, mis hoiavad ära tuvisid, kes kunagi palju tüli tegid. Enne seda oli siia tuvidel vaba juurdepääs ja nad olidki siin ikka seda võimalust kasutanud sohtralt ja ütleme niimoodi, et selle tulemusel oli ventilatsioonikorsten pealt paksult tuvi nii-öelda tegevuse jälgi täis, küll pesamaterjali ja väljaheiteid ja tuvikorjuseid. Põhilised kohad, kuhu linnalinnud armastavad pesa teha, ongi kas siis kortermajade katused või rõdud. Ning kui varesed teevad pesad põhiliselt puudelatvadesse, siis lamekatused on eriti heaks peibutiseks kajakatele. Kuigi Meelis Uustal Tallinna Keskkonnaametist toonitab, et inimesed peaksid lindude olemasolusse linnas oma suhtumist muutma ja nendega juba harjuma, kaasnevad kajakate ja varestega siiski ka ebamugavused. Näiteks liigne musikaalsus, väljaheidete hulk pesitsemiskoha lähedal ja rünnakud poegade kaitseks. Kui varesed kaitsevad oma poegi ja kui pojad satuvad tänavale, siis nad näevad ikkagi inimest ja lemmikloomi ikkagi vaenlasena. Ja need kajakad ja varesed, kellel on natukene selline koleerilisem iseloom, siis nemad kindlasti võivad teha petterünnakuid või siis ka rünnata inimest. Selliseid konflikte on kõige mõistlikum just ennetada ja seda tuleks teha praegu enne pesitsemishooaega, sest kui pesadesse on ilmunud juba munad, lindusid enam segada ei tohi. Nüüd, kui katused lumest puhtaks sulavad, siis hakkavad kajakad uut pesa ehitama ja uuesti pesamaterjali tooma, siis tuleb nüüd järgnevatel nädalatel korduvalt käia ja tuua pesamaterjal alla, puhastada katus ära. Kui kajakas näeb, et tema pesaga seal midagi juhtub kogu aeg, siis tõenäoliselt ta otsib endale teise pesakoha.